Bismillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eelmises videos ma rääkisin paastutühistajatest, rääkisin samuti ka paastumise juures keelatud asjadest ja samuti rääkisin ka natukene nendest kahest haiguse kategooriast, et kui inimene on haige, et mida ta siis peaks tegema, kui ta näiteks ei saa paastuda. Täna ma räägin jällegi edasi Ramadanist veel ja kõigepealt siis soovituslikest asjadest paastumise juures. Kõigepealt siis esiteks koidikueelne eine ehk siis sahur araabia keeles. See on siis see eine, mida me sööme enne koidikut paastumise juures ja see on üks siis ka samuti soovituslik, et me ei sööks ainult õhtul pärast maghribit, pärast päikeseloojangu palvust, või öösel siis, ja siis läheme magama, ärkame pärast koidikut ja kui me enam süüa juua ei saa, et enne seda koidikut söömine ja joomine, see on ka soovituslik. Ja samuti siis teine punkt ongi, teine soovituslik asi on selle koidikueelse eine võimalikult palju edasi lükkamine, et teha seda vahetult siis enne koidiku saabumist. Et see on siis samuti see sunna, see on soovituslik siis selle paastumise juures. Samuti on sunna soovituslik on paastu lõpetamisega kiirustamine, et kui meil tuleb päikeseloojang ehk maghribi aeg, et me ei viivitaks selle paastu lõpetamisega, et me ei hakkaks muid asju tegema ja samuti on, et me teeksime seda enne maghribi palvust juba lõpetaksime paastu ja see ei tähenda siis, et me peaksime väga palju sööma ja me võime lihtsalt hästi natukene süüa midagi, kas tatled või midagi soovituslik ongi tegelikult, see on ka järgmine punkt, et paastu lõpetamine tatlitega, et on kahte sorti tatlid, mida soovitatakse rutabiga, mis on siis hästi sellised valmistatlid või lihtsalt valmistatlid ja siis kui neid ei leidu, siis tamariga, tamar on siis seda sorti nagu selline üleküpsenud või kuivanud tattel ja ükskõik mis sorti tatlitega, see on selline sunna soovituslik. Aga kui seda ei leidu, siis kui tatled ei leidu, siis näiteks veega või ükskõik mingi muu asjaga, näiteks mingi puuviljaga, millegagi, mida on meil olemas, mis on kergesti kättesaadav, millega me saame paastu lõpetada, et me ei lükkaks seda paastu lõpetamist edasi. Ja kui tõesti näiteks mitte midagi ei leidu, oleme kuskil väljas ja meil ei ole midagi süüa juua, siis lõpetatakse paastuma lihtsalt kavatsusega. Et tehakse kavatsus, et ma olen paastu lõpetanud. Nüüd samuti on soovituslik Allahi palumine paastu lõpetades ja samuti paastu ajal. Et see on samuti soovituslik teha rohkem siis duaad, Jumalat paluda siis. Ja samuti soovituslikuks paastumise ajal või Ramadani ajal eriti on almuse andmine. Siis vabatahtliku või soovitusliku almuse andmine, et see on eraldi sellest zakatist, mis on kohustuslik almus ja samuti püüdlikkus teha ööpalvust Ramadani ajal, eriti just siis viimastel öödel, viimasel 10 ööl, mis on ka siis üks sellest soovituslikust punktist Ramadani puhul on otsida seda al-qadri või ettemääratuse ööd, mis on parem kui 1000 kuud. Et sellepärast on ka see ööpalvuse tegemine hästi soovituslik ja teha seda siis kogu Ramadani jooksul, aga eriti püüdlik tasub siis olla just viimastel päevadel, viimasel 10 päeval. Ja seoses selle ööpalvusega, kellel ei ole kombeks seda teha ja see on minu nõuanne mulle endale enne kõike, enne kui ma kellelegi teisele seda nõuannan, et püüda teha seda kas või hästi natukene alguses peale Isha palvust. Et kohe, kui me oleme Isha palvuse palvetanud, ärme lähe või ärme pane oma vaipa ära, kes paneb vaiba ära või ärme hakka muid asju tegema, aga püüame teha lihtsalt kas või kaks rakaat, 2 palveüksust siis tarawihi palvust. Et kuna neid palvetatakse 2 kaupa, et püüame alustuseks kas või teha 2 ja sealt pärast saame edasi teha siis rohkem, kui keegi tunneb juba, et ta suudab ja tahab. Ja samuti see,
mida me loeme selles palvuses, ei pea olema nüüd mingi tohutult pikk osa Koraanist. Kellel on näiteks rohkem Koraani meelde jäetud, võib lugeda pikemalt, kui ta soovib, aga isegi kui me loeme ühe värsi või loeme mingi väikse peatüki selle 2 raka juures, et see on ka täiesti okei, see on palju parem, kui üldse mitte seda teha. Et sellepärast ei pea ka üldse muretsema, et kui keegi tunneb, et ega ma ju tean, et ma ei suuda nii palju palvetada, ma ei tea nii palju Koraani peast, et alustada lihtsalt hästi väikse kogusega Koraanist, hästi väikse arvu rakadega, et 2 näiteks alguses täiesti piisab. Ja tegelikult Allahile ongi meelepärasemad ka need teod just, mida me teeme järjepidevalt. Et see, kui me nüüd näiteks üks tõuseme püsti ja teeme seal, ma ei tea, 10-12 rohkem rakat ja loeme hästi pikalt Koraani, aga siis järgmistel päevadel ei tee üldse mitte midagi. Et see ei ole parem variant. Parem on ikkagi see, kui me teeme kas või natukene, aga teeme seda järjepidevalt. Samuti soovituslik muidugi on Koraani lugemine Ramadani ajal. Ja siin samuti siis soovitus jälle sama, et kui meil ei ole tavaks Koraani lugeda igapäevaselt, et siis jällegi alustada hästi natukesega. Et mitte võtta nüüd eesmärgiks kohe, et okei, et ma nüüd ei ole mitu kuud Koraani üldse kätte võtnud ja siis võtan eesmärgiks, et nüüd loen iga päev ühe džusi. Ühe džusi, siis üks džus on siis üks 30 Koraanist, et nüüd ma tahan Koraani Ramadani ajal läbi saada. Et see ei pruugi olla see kõige parem viis, kuidas sellele läheneda, kuna kui meil ei ole tavaks lugeda Koraani igapäevaselt, siis võttes nüüd 20 lehekülge korraga ette, tõenäoliselt see tulemus ei ole selles mõttes hea, et võib-olla esimesel paaril päeval, 3 päeval me saame sellega hakkama, aga siis ta kaob vaikselt ära ja lõpuks väga tõenäoliselt see üldse see innukus või see tahe kadud lugeda, seda kaob ka ära lõpuks, et parem on võttagi niimoodi tasapisi. Näiteks kes loeb araabia keeles Koraanis kas või mingi, ma ei tea, pool lehekülg, millest alustada 2 lehekülge. Ja samuti hästi tähtis on, et me saaksime ka aru sellest, mida me loeme. Et kui me araabia keelt ei loe, me sellest aru ei saa, siis on mõistlikum, isegi kui me püüame natukene araabia keeles lugeda, kui me saame hakkama sellega, see on hea, kui me seda teeme. Aga sellest veelgi tähtsam on selle tähenduse mõistmine, et me võtaksime siis juurde kas mingisuguse inglisekeelse või venekeelse või kes mis keelt valdab Koraani tähenduse ja loeksime seda tähendust ja siis mõtiskleksime nende värsside, nende tähenduste üle. Mitte, et me ainult loeks, et neid araabia keeles neid värsse ilma millestki aru saamata. Et see ei ole ka tegelikult selle Koraani mõte, et tähtsam on ikkagi selle sõnumist aru saamine, selle üle mõtisklemine ja selle järgi tegutsemine. Et see on see, kuigi jah, Koraani lugemisel on samuti iga tähe eest saame juba tasu, aga selle tähenduse mõistmine, see on veelgi tähtsam. Et siis alustada tõesti, et hästi vähesest ja niimoodi tasapisi siis püüda järjest rohkem ja rohkem teha. Isegi kui see muut või see hulk, see kasv on nagu hästi pisike, isegi kui me loeme näiteks täna loeme 1 rea, homme loeme 2 rida, siis 3 rida, et isegi kui see on hästi pisike see kasv, et lõpuks see tegelikult ju see kõik niimoodi läheb kokku ja kui me niimoodi jätkame, siis näiteks Ramadani lõpuks on meil tõenäoliselt juba tavaks lugeda võib-olla juba mitu lehekülge. Ja hästi tähtis on muidugi, et see ka jätkuks Ramadani järel ka, et me ei jätaks seda Koraani siis hooleta pärast Ramadani. Et kuigi Ramadani ajal on see eriti soovituslik, on hea, kui me kõik püüaksime alati hoida seda sidet Koraaniga. Et kas siis seda lugedes, kuulates või ka isegi mingeid loenguid selle kohta vaadates, et see side oleks alati olemas. Samuti on Ramadani ajal siis või paastudes on soovituslik ka Ramadanil umra ehk siis väikse palverännaku sooritamine Ramadani ajal, mis meil eriti nüüd on hoopis praktiliselt võimatu eriolukorra tõttu, aga üldiselt siis
järgmisteks aastateks, kellel on vähegi võimalik. Ja tänapäeval ei ole see ka enam niivõrd kallis ja kuna Saudi Araabias ka tegelikult nüüd on turismiviisat võimalik saada, siis ma kujutan ette, et see on nüüd veelgi lihtsam ka kõikidele nendele, kes ei taha grupiga minna. Et peaks olema lihtsam niimoodi ka iseseisvalt see umra teha. Ja samuti soovituslik on ütlus ma paastun sellele, kes meid näiteks mõnitab või solvab või ütleb meile midagi halvasti, siis me ei hakka talle sama asju vastu ütlema, aga me ütleme lihtsalt ma paastun. Et see on samuti soovituslik. Ja siis kas lihtsalt kõnnime minema, ütleb, et me või mingil muul moel väljendame, et me ei taha sellesse samale tasemele laskuda ja hakata ka niimoodi vastama samamoodi. Et püüda hoiduda siis kõigest sellest negatiivsest kõnes ja teos. Üks punkt veel, mida ma juba mainisin tegelikult, on siis Al-Qadari ettemääratuse öö otsimine. See käib kokku siis nende ööpalvustega, et miks me just tahame ka hästi palju ööpalvusid teha, et saada osa sellest Al-Qadari sellest ettemääratuse ööst, mis on parem kui 1000 kuud. Ehk siis kui me paastume või mitte ei paastu, aga kui me palvetame sellel öösel, siis selle tasu, kui me selle öö leiame, siis on tohutult palju suurem kui tavalistel öödel. Ja siis üks punkt samuti veel, mis on soovituslik, on i'tikaf ehk siis mošeesse eraldumine viimasel 10 päeval, aga mis samuti meil praegusel olukorra tõttu ei ole võimalik. Aga seda saab ka teha, mitte samal kujul, aga midagi sarnast saab teha ka kodustes tingimustes, kus me näiteks võtame mingi aja, kas siis päeval või öösel, kus me püüame niimoodi kõik muud tegevused jättagi täiesti kõrvale ja võtta siis kas 1 või 2 tundi lihtsalt, kus me tegelemegi enda spirituaalsusega läbi palvete, Koraani lugemise, mingite loengute kuulamise, vaatamise, dhikri tegemise, mis on ka eriti nagu hea viis, kuidas enda aega ära kasutada. Kuna dhikrit on hästi lihtne teha, siis Jumala meenutamine tähendab see dhikr. Kui me ütleme kas astaghfirullah, subhanallah, alhamdulillah ja kõiki neid asju. Ja on konkreetseid dhikreid, mida saab lugeda. Et mida on hästi lihtne teha, et see ei võta, see ei ole sama nagu, et kui me palvetaksime niimoodi seistes ja kõiki neid liigutusi tehes, et ainult selle keele liigutamise läbi me saame ka hästi palju Allahilt tasu, inshallah, kui me seda teeme. Nii, aga selleks korraks siis nendest soovituslikest asjadest paastumise juures, siis nendest hetkel siis kõik ja siis inshallah vaatan, kas järgmises videos võib-olla tuleb mingi hoopis uus teema või on veel kuidagi midagi natukene paastumisega seotud. Natukene võiks rääkida ka vabatahtlikust paastust. Aga jällegi, kui kellelgi on mingeid enda pakutud teemasid, siis võib alati ka kommenteerida, et mis teemat ma võiksin käsitleda. Aga praegu siis barakallahu fiikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.